tere, mu head Valguse Tooja kanali kuulajad, vaatajad. No sellest on ju nii mõndagi vett merre voolanud Pärnu tüdrukuna. Pean ütlema, kui me siin viimati kohtusime, aga no ongi kevad ju kiire aeg. Igasugused pühad pidustused, eraelu, tööd tegemised, kliendid tõesti, aitäh teile, et te mul olete, aitäh, et te tellite mu teenuseid. Kõigepealt ma tahan teid tänada, sest et tänu teile mul ongi väga kiire, sest nõudlus ületab pakkumise ja seetõttu ma olen ka olnud nüüd natuke üldadumistest eemal, sest et on olnud palju neid, kes tahavad minuga privaatselt suhelda, küll privaatkonstellatsioonis, küll nõustamisel, küll töötubades. No igal juhul mina tänan teid igas mõttes ja ootan loomulikult ikka ja jälle, jälgige siis minu kodulehte www.constellatsioon.com. Ja kui seal ei ole ka aegu väljas, ma ütlen teile, et ma ei jõua alati panna, siis võtke lihtsalt ühendust ja saab planeerida eraldi ajad ka nii-öelda siis, kui kodulehel väljas ei ole, sest tihti juhtub nii, et ausalt öeldes ma ei jõua neid sinna kodulehele välja panna, et need ajad lähevad enne minema. Nii et kes tahab privaatkaardiladumist, kes tahab privaatkonstellatsiooni nõustamist, mida iganes, et mina ikka teie teenistuses ja teen rõõmuga teile ka kaardiladumisi. Ja täna teeme taaskord siis nii-öelda ühes variandis kaardiladumise teemal partneri mõtted, tunded ja teod. Ikka see klassika, mida tahetakse kogu aeg kuulda. See on siis variant number 1, variant number 2 ja variant number 3. Ja juurde ma võtan siis nendest pakkidest, mis mul siin veel on lisaks pandud, eks ole. Nii-öelda natukene täiendavaid sõnumeid ja imetabaselt juuraoraaklit. Juuraoraakli ma täna tahan võtta appi seetõttu, et ma demonstreerin teile, et kuigi sellega on hea panna praktilise elu küsimusi, siis tegelikult vaatamata sellele, et on juriidilise alatooniga, ka mõningad kaardid siin räägivad just esindajatest, juristi temaatikast ja nii edasi, pealkiri ütleb juurateraapia, siis tegelikult kõik, kes kaardi ladumistest nii mõndagi teavad, et kaarte tõlgendatakse natukene laiemalt ja olenevalt situatsioonist, eks ole, mis ladumine on, siis nii tuleb ka tõlgendada ja võtsin selle juuraoraakli siis appi, et te saate seda siis ise kodus praktiseerida, sest veel on teda Apollo raamatupoodides Pärnus, Riia-Maris ja siis Mahe Mandalas. Nii et kellel veel ei ole, saab sealt endale soetada. Kellel on, saab siis, mul oli just õpituba ka nii-öelda juuraoraakli õpituba ja kui on jälle vastav arv soovijaid kogunenud, siis ma teen jälle, et andke teada, kes tahab konkreetselt nüüd juuraoraaklit endale soodsama hinnaga veel soetada koos õppimisega, siis jällegi, kui tuleb vastav arv inimesi, siis teeme jälle järgmise koolituse. Nii et tegemist jätkub ja panemegi praegu siis number 3 variandi ja number 2 kõrvale ja alustame siis variandist number 1. Alustame variandist number 1 ja kõigepealt paneme loomulikult välja üldise energia iseloomustuse ehk mis energiates oled täna sina vaataja ja mis energiates on sinu partner, kui sul see partner on, sest ei ole mõtet vaadata kaardiladumist neil, kellel tõesti võib-olla partnerit ei ole, sest praegu me räägime ikkagi olemasolevast partnerist. Ja mis on teie vahel hetkel? Nii, siis paneme partneri mõtted, partneri tunded ja partneri teod. Nii, ja siis kui on tarvis, siis võtame juurde. Siin all on kohe selline soovide karikaid täis number 7, karikate 7, et kuidagi siin palju soove on selles suhte dünaamikas. Nii, mis energias oled sina, hea vaataja?
sina oled siis selline maine naine, taaskord, kui sa oled mees, siis pööra lihtsalt ringi. Mul on naisenergia siinpool ja meesenergia siinpool, kui on vastupidi, siis pöörake lihtsalt ringi. Et siin ka, sina oled sellises maises energias, rahulik, töökas, küllalt maandatud, praktiliste eluvaadetega, praktilise ellusuhtumisega, töökas, kaunis, no ma ütleks, julgen isegi öelda selline pealtnäha malbe ja rahulik inimene. Mis energiates on partner? Vot, sellepärast sa vist seda vaatadki. Kui me iseloomustame seda partnerit kõigepealt, siis ta on mõõkade energias, ehk siis see tähendab seda, et tegemist on inimesega, kes on väga ratsionaalse mõtlemisega, kes on väga sellise, kuidas ma siis ütlen, otsustuskindla ellusuhtumisega, kes on võib-olla vahest natukene liiga terav. Ja kuna see mõõk on ikkagi õhus tihja, siis ta võib olla kaalud kaksikud veevala ja vahetevahel võib ta sattuda sinna ka melanhooliasse ja hetkel tundub, et see nii ka on. Ja veel räägib meile mõõkade 3 sellest, et see melanhoolia võib olla tingitud mingisugusest kolmnurgast. Ja kui me räägime sellest, et partner on melanhoolias ja ta on õnnetu, siis vaatame, mis teie vahel praegu on. Nii, muideks teie vahel on tegelikult üks kaksikute või tähendab tulemärgi ehk siis jäär, lõvi, hambur, aga ärge jääge tähtkujudesse kinni, aga lihtsalt, et kelle resoneerub, eks ole, et seal võib olla selline naine, ehk siis kui me räägime sellest, et siin oli meesenergia, ja siin olete teie, kes te vaatate siis neitsisõnn või kaljukits naine, siis te olete hetkel tundub sellest meesenergiast distantseerunud, sest see naine vaatab oma mehe poole, tuleb mul praegu läbi. Ja mul on selline tunne, et see mees on praegu kolmnurksuhtes. Kui on vastupidi, et teie olete naine ja siin on armuke, siis kohendage vastavalt oma dünaamikale, aga ma saan aru, et tegemist on kolmnurksuhtega, 1 mees, 2 naist. Ja see on praegu situatsioon, mis tegelikult seda partnerit ka kurvastab. Aga vaatame, mis ta mõtleb siis sellises situatsioonis. Mis ta sellises situatsioonis mõtleb? Mis ta mõtleb? Saate nüüd aru, vaadake palun. Ainult mõõgad on väljas. Ta mõtleb seda, et kahtlemata mõõkade äss räägib meile väga ühemõtteliselt seda, et ta mõtleb, et tal on vaja otsus vastu võtta. Teie suunal on tal vaja otsus vastu võtta. Selle teise naise suunas, mis ma teile ütlesin, mulle tundus, et see on abikaasa ja see ka ilmselt on, sest siin on selline nagu omandikaart, ehk siis see on tema oma naine, keda ta nii-öelda surub, näete 4 münti surub vastu rinda, samas kui ka teie olete müntides tihja, siis ta surub ka teid vastu rinda, ehk ta tahaks mõlemaid omada üheaegselt, aga ta ei näe, kuidas seda võimalik teha on. Ta on siiamaale saanud oma 8 mõõka välja käia, aga otsuse tegemiseks on vaja 10, et endine olukord lõpetada. Sisuliselt on valmis otsust tegema, tal on üks lahendus on puudu või 2 teed, mida ta ei näe, vaadake, siin on silmad kinni, ta ei tea, kuidas sellest situatsioonist välja tulla, siin võivad olla igasugused variandid, siin võivad olla lapsed, ta räägib, et ma ei saa laste pärast ära tulla pere juurest, ta võib rääkida, et tal on ühine majapidamine, majanduslik olukord ei võimalda näiteks naist maha jätta, sealt ära tulla,
ja nii edasi, nii edasi. Teie olete küllalt võimekas, te saate ise hakkama, aga näiteks naine ei saa. Mustmiljon variante, milliseid vabandusi ta on siiamaale otsinud, aga ta tunneb, et see situatsioon hakkab tal nagu käest ära minema ja see teeb ta kurvaks. Millised on ta tunded teie vastu? No karikate äss räägib väga ühest keelt. Karikate äss räägib väga ühest keelt. Me küsisime, millised on ta tunded teie vastu. Tal on teie vastu sügav armastus. Tal on teie vastu suur kirg. Eks ole? Karikate äss on suure armastuse kaart ja selles kaardipakis on ta eriti kaunis. Vaadake, kuidas üle ääre ajab see karikas seda armastust välja kaunis sinise mere kaldal, kus on kalakesed ümberringi. Kalad on alati headuse, jõukuse, täismaja sümbol nii-öelda. Hästi palju on vett, vesi on ka tunnete maailm. Siin on tuli ja vesi, vaadake, siin on tuli, see on kirg. Nii-öelda kui me vaatame meesenergia poole pealt, siis te saate minust aru, siin on sau, eks ole, jälle number 1, 1, 1, 1. Need ässad on kõik number 1, need on kõik tugevad alguste energiad, ehk siis need kire, sau ja armastuse karikas on viinud selle mehe täna sellesse situatsiooni, kus ta nii-öelda kallab kirge ja vett. No siin on küll vastupidi, eks ole, vesi on siinpool, tuli on siinpool, kogu aeg vahetuvad need emotsioonid. Armastus, kirg. Neid ta üritab tasakaalustada omavahel ja teha seda otsust. Vaat sellised mässavad tunded on selle mehe rinnus täna. Mis on tema teod? Millised on ta teod? Teate, siin tuleb nüüd lisaks võtta. Tegusid on niimoodi, et mõõkade 10 seda saab tõlgendada 2 pidi. Kas nii, et ta lõpetab ära midagi, mingi situatsiooni või vastupidi, et ta ei tee mitte midagi. Ta ootab, kuni asjad ise lõpevad. Sest tal on ikka jätkuvalt silmad kinni, nii nagu siin olid silmad kinni, näete, jah? Nii on ka silmad kinni. See tähendab seda, et ta ei näe selles situatsioonis müntide kuningana seda, et me saame aru, et ta võib olla nii õhumärk kui ka siis siin juba müntide märk, eks ole, või ta on muutunud selliseks maisemaks elu jooksul ja ta leiab, et sükene rapsimine, lõpetamine, et see ei ole nagu väga tema stiil, sest ta ei näe, kuidas seda niimoodi teha, et keegi haiget ei saaks. Ma küsin veel kord, mida sa ette võtad, mida sa teed, palun, selle naise suhtes, kes sind praegu vaatab? No, tegusid ei ole. Ma ei hakka teile valetama, tegusid ei ole. On vägikaika vedu, nii-öelda ikka ühele poole ja teisele poole, ühele poole ja teisele poole. Siin on samamoodi pendeldamise kaart, kuu on ajanud meeled sassi. See pigem on siis see, et ta ei tee mitte midagi. Ta ei tee mitte midagi, aga ta võt see sama karikate 7, mis oli seal all, tuleb välja hirmude kaardi kõrval kuu. Tal on hirm midagi teha. Ja see tähendab seda, et kui tal on hirm midagi teha, siis see hirm hoiabki teda tagasi, omandiinstinkt hoiab teda tagasi, ükskõik kui tugevad ja mässavad need tunded ka ei ole. Tundub, et ta on mõistuse inimene, pragmaatiline inimene ja ta ei lase tunnetel ennast hetkel, ei lase ta ennast kaasa viia. Vaatame, mida see imetabane juuraraakel praegu siia lisab. Vaatame, mida see juuraraakel siia lisab. Nii, kaart number 39. Ole hea ja vaata, siin on kirjas selline asi.
vaata pilti kõigepealt. 39 võib olla ka sinu vanus. Ja ta võib olla mida iganes, mis see number sulle ütleb. Aga pane tähele, siin on jälle üks mees, kellelt 5 kätt üritavad midagi ära võtta või juurde panna ja kaart räägib, et sind üritatakse tüssata. Hoia silmad lahti. Ühesõnaga hoiatus on sulle, et kõik ei ole päris nii, nagu sulle räägitakse. Kui sulle siin räägitakse nii, nagu ma enne ütlesin, et ma ei saa sellel, teisel või 3. või 4. põhjusel ära tulla, eks ole, ja valikut teha ühe naise kasuks, siis tegelikult see päris täpselt nii ei ole. Ja et ole kena, hoia sina, kallis vaataja, silmad lihtsalt lahti ja vaatame, mida ütleb romantika inglite oraklikaart. Vau! Ta ütleb niimoodi, et siin on tegemist abielu mehega, nii nagu ma alguses arvasingi, et siin on tegemist abielu mehega, kes, kas see on abielu või kooselu või ühesõnaga püsisuhtes oleva mehega, kes siis nii-öelda ei saa lahti lasta oma kontrolli oma abielu üle. Teisisõnu, on tal seal lapsed, on tal seal mis iganes põhjused, miks ta sealt ära tulla ei saa, aga ta peab seda liitu kuidagipidi kontrollima ja läbi selle liidu ja läbi selle olemise selles liidus ta teostub. Nii et siin on üsna, kui nüüd ei ole sinul seda situatsiooni, siis sa lihtsalt vaatad valet ladumist, eks ole, hea vaataja. Vaatame, mida romantika ja armastuse oraakel ütleb nüüd sulle konkreetselt. Mul on väga kahju sulle öelda, aga sinule tuleb praegu selline sõnum, hea vaataja. Mitte kõik suhted ei ole määratud olema ja tulema ja kestma igavesti. Sinule ütleb kaart niiviisi, et aktsepteeri palun seda, et see uks on tegelikult sinu jaoks kinni. Armastus tuleb sinu juurde, kui sa lased oma karisma, oma šarmi käiku ja keskendud peamiselt iseendale, mitte nende põhjuste otsimisele, kuidas õigustada seda inimest, kes, olgem ausad, lihtsalt tüssab sind. Miks ta ei saa teha valikut nii olulises küsimuses ja miks ta peab pendeldama, nagu me näeme siin 2 naise vahel, ja seda otsust tehtud ei saa, kallab aga karikatest muudkui sinna ja tänna, aga tegelikult on ta mõõkade 2. Nii et hea esimese grupi vaataja, sinule ütlevad kaardid väga üheselt, et selleks, et elada täisväärtuslikku elu, olla armastatud ja armastada tõeliselt, tuleb sul teha otsus iseenda kasuks. Mida iganes see tähendab. Kui sa tunned, et sa saad selles situatsioonis, sinul on vaja teha teadlik otsus. Kui sa tahad selles situatsioonis olla, siis ole selles situatsioonis teadlikult. Ütle endale nii, et ma lepin sellega. Ma lepin sellega, et see mees jagab mind teise naisega ja siis sul saab kergem. Kui sa seda ja selle situatsiooniga leppida ei suuda, siis tuleb sul teha teadlik valik iseenda kasuks ehk siis suhte lõpetamise kasuks. Ja kui sa sellega hakkama ei saa või on sul veel mingeid lisaküsimusi, teised kaardid juba hakkavad välja tulema, nii et teine ladumine juba pressib peale, ütlen sulle lihtsalt nii palju.
sa võid tulla 29. märtsil töötuppa. Mul on veel vaba 2 isiklikku tööd ja me saame vaadata sinu situatsiooni, kas siis näiteks, kui sa tahaks suhet lõpetada ja sa oled seda üritanud teha ja sa ei saa sellega hakkama, siis ole kallis, tule palun läbi, teeme selle asja korda ja me saame, sa saad edasi minna, eks ole. Nii et Pärnu konstellatsioonide grupp on Facebookis, seal on võimalik siis ühineda selle konstellatsioonide grupiga ja näha ka samamoodi nagu kodulehelt, millal meil üritused on. Nii et aitäh sulle, kallis esimese grupi vaatajad, sa vaatasid ja ma liigun edasi teise grupi juurde. Liigun edasi teise grupi juurde ja vaatame siis teise grupi vaataja. Millistes energiates oled sina praegu, hea vaataja? Millistes energiates on sinu partner? Mis on teie vahel? Sinu partneri mõtted, sinu partneri tunded ja sinu partneri teod. Nii. Ja siin on siis, siit kaardipaki alt paistab siin, eks ole, sauade 4. Nii, ja alustame siis sinust. Nii, sina oled üks selline tuleenergia, võimalik, et tuleenergia inimene, väga ettevõtlik, väga kiire, tuleenergia on siis jäär, lõvi, hambur, aga jällegi veel kord, ärge kunagi jääge nendesse tähtkujudesse kinni. Sa võid olla nendest tähtkujudest, aga sa ei pea sealt olema. Sul võivad olla sellised iseloomujooned nagu äkilisus, ettevõtlikkus, sihikindlus, otsuse võime, teotahe. Sa oled väga energiline, teotahteline, särav isiksus ja sa oled ka valdavalt selline ja sa oled ka hetkel selline. Sinu partneri energeetika. Siin tuleb meil taaskord välja mõõkade energias olev partner. Ehk siis siin on nüüd tegemist siis mõõkade rüütliga. Tundub, et tegemist on siis nooremapoolsete inimestega või on siis teine asi see, et see meesenergia on selline nooruslik, võitluslik, nii et teil on nagu ühine joon see, et kui me räägime muidu üldiselt, eks ole, ja S on selliste uute alguste ja algataja kaart, siis antud juhtumil te olete mõlemad suhteliselt sellised tormakad, teotahtelised, sest vaadake, kuidas see mõõkade rüütel, see on kaalukapsikud, veevala ja tähtkuju, kuidas ta selle hobuse seljas kappab ja teda iseloomustab see, et ta on samamoodi väga teovõimeline ja teotahteline ja lisaks sellele, et kui sinus on võib-olla seda emotsiooni, kirge, seda energiat nagu rohkem, siis temal on seda vahedat mõistust, mõistmist, taipamisi. Ta võib olla ka metalliga seotud, erialadega seotud, kas siis politseinik, sõjaväelane, arst, ma ei tea, advokaat, mis iganes, ühesõnaga, mis nõuavad kõik vahedat mõistust, taipamist, julgust ja otsusekindlust. Et sellised tugevad isiksused mõlemalt poolt on praegu. Ja mis teie vahel siis toimub? Nii, teie vahel on praegu situatsioon, kus keegi tahab suhtest ära liikuda. Sellepärast sa seda vaatad, siin on karikate 8, suhte ladumise karikate 8 räägib meile, et kas armastus on saanud haiget, on otsa lõppenud või pole teda piisavalt olnud või ei ole sinna, kuhu te olete tahtnud jõuda, jõutud. Igal juhul keegi teist praegu on teinud otsuse või on tegemas otsust, et tahetakse edasi liikuda. Miski pärast paistab tema olevat väga sõjakas, aga vaatame, mida ta mõtleb siis. Mida tema mõtleb? Mida mõtleb see partner? Ja
ta on võtnudki mõtlemisaja. Ta on võtnud praegu mõtlemisaja, sest ta tahab lasta teil otsustada. Ja tema mõtted on sellised, et ta tahab sellist traditsioonilist suhet. Igaüks teab ise, mis tema mõistes on traditsiooniline suhe, aga siin on hästi mustvalge natuur, kes ilmselgelt arvab, et traditsiooniline suhe on suhe mehe ja naise vahel. Ta näeb teis sellist enda sarnast mõõkade kuningannat, ehk et kuigi te olete kirglik, aga tundub, et te olete kas vanem või targem, midagi sellist. Ja ta tahab, et teie teeksite selle otsuse praegu. Tema on võtnud iseenda jaoks aja maha. Ja ilmselt ta ütleb teile, et kui te nüüd ei tee seda otsust ära lähiajal, siis ta läheb minema. Siin on selline dünaamika. Samamoodi nagu esimeses ladumises huvitav, et täna on selline otsustamise energia mõlemal pool. Ja siin on nagu see, et kui esimeses variandis oli see, et see naisenergia tahtis ja oli ootepositsioonil, siis siin tundub vastupidi. Siin tundub vastupidi, et see naisenergia siin võib olla kas kinni või mingil muul põhjusel ei saa või ei taha selle persooniga, kes seda kelle peale sa vaatad, seda traditsioonilist suhet. Aga mis selle inimese mõtted või tunded on? Mis on selle meesenergia tunded siis? Ja siin ongi haavatud ego. Päris kindlasti on tegemist siin sellise nooremapoolse või sellise natukene infantiilsema ellusuhtumisega. No siin räägime traditsioonilistest suhetest. Siin on inimene, kes on suhteliselt mustvalge, kes räägib sellest, et ma tahan, et oleks nii või naa. Ja tal nagu variante väga ei ole ja tal on ainult need soovid, mis tal on selle suhte ja armastusega seotud. Tal on kõik seitse nägemust, kuidas ühes traditsioonilises suhtes peavad asjad olema, aga põhiaspekt on kogu aeg see, et armastuse karikast peab olema täis, aga sinna tundub ta niisugune kuidagi nagu kogu aeg on midagi puudu, et kui me vaatame siin, eks ole, 10 karikast on 2 puudu, paneme siit selle väikse paasikese juurde, ikka nagu kogu aeg on puudu midagi ja see teeb teda kurvaks. Ja taaskord täpselt nii nagu esimeses, ka siin on kolmnurga energia, ehk siis mõõkade 3 räägibki sellest, et ilmselgelt sina vaataja oled siin kas suhtes või kooselus või abielus ja tema ei taha sellega leppida. Ja ta on võtnud aja maha praegu, et kui siit otsust ei tule, siis ta läheb minema. Aga vaatame, mis ta ise teeb. Täpselt seda ta teebki. Surmakaart taros ei ole mitte surm, vaid surmakaart taros räägib transformatsioonist. Tema on sisuliselt ilmselt esitanud sulle, kallis vaataja, ultimaatumi. Ta on ise hästi löödud. Ta näeb siin ainult neid 3 karikat, mis on maha lükatud, seda kolmnurksuhet, seda armastuse puudust, neid puuduvaid karikaid, seda tunnete külmust. Ta ei näe üldse seda 7 täiskarikat, mis siin kõik on, 2 täiskarikat ei näe, mis on, eks ole. Ta näeb kogu aeg, mis on puudu ja ta näeb, et peamiselt on puudu tema imperatrinna, kes istuks tema troonil traditsioonilises suhtes. Traditsioonilises suhtes tema kõrval, tema troonil ja transformatsioonikaart ütleb seda, et kui sina, hea vaataja, nüüd ei võta midagi ette selles osas, siis tema siiski on otsustanud, et tema sedasi enam siin olla ei taha, siis ta liigub edasi. Nii, vaatame nüüd, mis ütleb selle kohta minu imetabane Juura oraakel. Nii, kallis vaataja. Sinul on patiseis praegu.
nagu see kaardi ladumine ka näitas, seda ka Juura oraakel. No ta räägib, ta on suurepärane nendele inimestele, kes ise tahavad endale ennustada. Ma veel kord ütlen, et mu kliendid on ostnud ja keegi ei väsi kiitmast, et nad aitavad igapäevaselt hästi palju, kui on vaja midagi lahendada. Siin kinnitus. Patiseis on siin suhtes praegu, sõna otseses mõttes, eks ole. Ja parim lahendus on kompromiss. Muidu sa kaotad rohkem kui võidad. Vaidlus ei vii kuskile. Kui sa üritad sellele mehele selgeks teha, et kuule, ma ei saa praegu ja mul ei ole praegu võimalik ja mul ei ole aega sellega tegelda ja oota küll ükskord saab ja nii edasi. See ei tööta. See ei tööta. Vaata, mis ütleb sulle number 12, vaata, mis ütleb sulle number 10, number 1, eks ju. Ja mis on kõige tähtsam sõnum Juura oraaglikult on see, et ole kena, kallis vaataja. Ära tee midagi, vaid põhimõtte pärast. Mõtle kõigepealt läbi. Kas see on see, mida sa teha tahad? Ja kui sa välja mõtled, mida sa päriselt tahad, siis asu tegutsema. Aga sa pead seda ausalt ütlema sellele partnerile, et sul on vaja mõtlemisaega. Et sind ei ole vaja nii hullusti survestada. Ja vaatame, mida ütleb siis romantika inglite oraakel siia juurde. No, mis ta ütleb? Tegelikult ta ütleb täpselt seda sama, mida me juba ennem rääkisime, et teie vahel on kõva keemia, teie vahel on väga suur magnetiline tõmme. Ja üks asi, millest teil puudu on, nagu siit ka välja tuli, et partner ei tunne seda armastust, siis siin ütleb, et ole hea, näita rohkem välja oma armastust, oma armastavat suhtumist. Kui sa tahad, et partner ootaks nii-öelda õiget aega, sest see on ootamist väärt, ütlevad romantika inglid. Anna talle armastavalt mõista. Ära vaidle, te olete mõlemad tulised, sina oled tulemärk, tema on õhumärk, te olete mõlemad tulised vaidlejad, siin öeldakse, lülitage rohkem armastust. Võib-olla mitte nii palju keemiat, kirge, kõike seda mõistust. Üritage läbi armastuse, läbi õrnuse, läbi sellise teineteise mõistmise võib-olla, mõlemad. Ja siis tuleb see, mis on ootamist väärt. Ja mis siis armastuse ja romantika inglid selle peale siis ütlevad? No mis nad ütlevad? Siin on kommentaarid tegelikult liigsed. Minu meelest need kaardid on väga kõnekad. Tegelikult on nii. Siin on midagi, mida sina, kallis vaataja, ei näe. Sest armastus on pime. Ja sa kardad, et siin on mingisugused punased lipud, mida sa ei näe ja sa vajad aega. Aga tegelikult siin räägitakse sellest, et su hirmud on asjata. Et tegelikult sa peaksid lõdvaks laskma elu usaldama ja tähistama armastust. Teil on kogu aeg see armastuse sõnum, et kui te lükkate sellesse suhtesse ja panustate sisse armastust, siis te saate pühitseda seda armastust, te saate jagada seda armastust ja teate, siin on tõesti nii, et tundub, et partneril on õigus. Kui sina, hea vaataja, oma hirmud ületad, teed silmad lahti, vaatad kõikidele asjadele otsa, nii nagu need on, ka nendele punastele lippudele. Sest kunagi ei ole vaja otsida veatud partnerit, sest neid ei ole. Meil kõigil on vead. Ja kui sa suudad leppida sinu oma partneri vigadega, siis sa võid selles suhtes jõuda next levelile, uuele levelile.
milleks ongi, millest me siis nüüd räägime. Lihtsalt üks kaart kinnitab teist, mis on partneri mõttes traditsiooniline suhe, väga üheselt mõistetavalt abielu. Nii et sa pead, kallis vaataja, enda jaoks, mitte kellegi teise jaoks, tegema selgeks, kas sa tahad seda meest päriselt või ei taha. Sest kaua ta enam ei oota. Aga kui sa tahad, siis põhimõtteliselt võid sa saada tänu alla. Olgu siis väljendatud nii-öelda maakeeli. Aitäh sulle, kullake, et sa vaatasid ja loomulikult, kui ka sinul on sügavaid kahtlusi, mida sa tahad kõrvaldada, miks sa ootad seda õiget ajastust või mida sa täpselt ootad, eks ole, siis sa võid tulla Pärnu konstellatsioonide töötuppa. Me saame vaadata seal kas disaini vormis või isikliku töö raames, kuidas sa saad oma hingele lähemale, et langetada enda jaoks eluliselt oluline otsus. Sest teinekord on tõesti nii, et kui liiga kaua oodata, siis võib-olla see rong ära minna ja võib-olla jääd sa siis hoopis kahetsema, et sa seda otsust siis ära ei teinud. Nii et aitäh sulle, hea teise rühma vaataja, ja mina lähen kolmanda grupi juurde. Ja vaatame, mis on siis kolmanda rühma või variandi või grupi või nimetage, kuidas ise tahate, vaatajal südamel. Kõigepealt siis, mis energias oled sina, mis energias on partner, mis on teie vahel praegu, partneri mõtted. Oih, vabandust. Vot see on nüüd küll huvitav, miks ma võtsin ja mul kusjuures tulid samad kaardid veel välja, hakkasid tulema nagu esimeses rühmas, kusjuures ma ju segasin neid, hämmastav. Ma võtsin kogemata vale kaardipakki. See oli ju kolmas rühm. Väga põnev, näis, mis siit tuleb. Seda ei ole minuga mitte kunagi juhtunud, mitte kunagi. Mõtlen vale kaardipakki. Ja midagi siin nüüd on. Nii, vaatame siis kolmanda rühma vaataja. Sinul oli selline romantiline taro. Ja vaatame siis sina, hea romantilise taro valija. Mis energias oled sina? Mis energias on sinu partner? Mis on teie vahel? Sinu partneri mõtted. Tahtis 2 kaarti tulla, olgu. Sinu partneri tunded. Niisugune trikiga variant. Ja sinu partneri teod. Vaatame seda trikiga varianti praegu. Ja siin on mingi müntide kuningas, nii et see tuli kaardipaki alt välja praegu. Vaatame, kas seda toetatakse. Nii, seal oli eelmises variandis, kes nüüd vaatab seda varianti ka, seal oli kodukaart ja tegelikult sinna see lõpuks jõudis. Siin on müntide kuninga kaart. Mis energiates oled sina, hea vaataja? Sina, hea vaataja, oled kaalud kaksikut tähtkuju esindaja, kui sa oled. Kui sa ei ole, siis sul võivad olla sellised jooned. Aga hetke seisuga, mis energiates sa oled? Sa oled mõõkade 10 energias. Ja vaata, mis pilt räägib. Ilmselt rohkem kui 1000 sõna. Sa oled praegu kas haige emotsionaalselt või füüsiliselt. Ja sinu partner on sinu kohale kummardunud, on toonud sulle ühe kauni sinise roosi, ilmselt sooviga sind lohutada, tervendada, aidata, mida iganes. Vaatame, mis partner sellest arvab. Ja kui partner ei ole parasjagu sind lohutamas, siis on ta ise lohutamatu. See on mõõkade 5 ja selles kaardipakis on ta sellise üksiku või hetkel üksi jäetud mehe, kes on luikede järve kohal. Luiged on ju teatavasti truuduse sümbol, aga siin on paaritu arv luikesid, siin on 5 luike ja on mingil põhjusel
üks partner on nagu eemal ja sinu partner on väga kurb. Ja mis siin on? Siin on karikate 6. Ja selles kaardipakis see karikate 6 on maskikandjate kaart. Siin on mingisuguste, tähendab, temal on kahtlus, et sa mängid mitme otsaga mängu. Ta ei ole selles päris kindel. Aga siin on 3 mehel maskid ees ja 3 naist on rõdul. Ja selline tunne on, et kõik need naised vaatavad ära ootavalt, et milline mees siis nagu nende poole astuma hakkab. Aga mingi segadus on. Tuleb läbi see, et ei saa aru, kes siin kellega käib. Mingi selline sõnum tuleb läbi. Ja mis on siis tema mõtted? No need mõtted täpselt nii ongi. Kui üks voodist tõuseb, siis teine sinna heidab. Ehk siis, kui tema parasjagu ei lohuta sind, hea vaataja, siis sina lohutad jälle teda. Et siin on siis nüüd see sauade 8, kui ta muidu on tavaliselt selline kire ja armastuse kaart, siis siin on ta nagu selles oraklis on ta selline, tahaks nagu kirge sütitada, aga mees on nagu käsist ja alust seotud mingil põhjusel, ta on nagu tühjaks pigistatud sidrun, vaatamata sellele, et see partner sind tohutult armastab. No seda oli esimesest kaardist näha juba sellest mõõkade 10. Siit tuleb edasi karikate 10. See on ju täis karikate kaart ja vaadake, mis siin on. Siin on armastajate 6 ehk siis suurarkaani 6. Veneetsias on see paar. Veneetsias suudleb paadis. Mida ta mõtleb? Ta mõtlebki, et ta teeks sinu jaoks absoluutselt kõike. Ta armastab sind meeletult. Meeletult. Siin on hästi palju armastust. Mida ta tunneb? Siit tuli 2 kaarti. Ma mõtlesin, mis siin nüüd on. Ja näed, miks siit 2 kaarti tuli? Siit tuli 2 kaarti sellepärast, et see mees on kurb ja 2 vahel, mõlemad on 2, üks on suur arkaani, mõlema väikse arkaani kaart. Ja siin on täpselt sama teema, et kui siin oli juba 3 meest, ei saanud aru, kes kellega käib, siis siit tuleb välja samamoodi, et siin on mingi saladus, mingi kahetine olukord ja tundub, et ka sina kannad maski, kuigi tema on sinu suhtes, mida ta tunneb, kirge ja armastust, siin on karikad väljas, aga ta tunneb, et sa ka midagi varjad tema eest. Et sa ka midagi varjad tema eest. Siin oleks nüüd vaja, siin ei ole väga üheselt selge praegu, kes kellega käib ja kantakse maske ja et sa nagu midagi varjad tema eest, on mingid saladused. Küsime, millega on seoses siis, ta arvab, et sa temalt midagi varjad. No ta arvab ikkagi, kes kellega käib, et nüüd tuli välja see müntide kuningas. Ta arvab, et sul on tegelikult ikkagi hoopis teine mees. Hoopis teine mees, kellega sa oled õnnelik. Vaat, mis ta arvab. Aga miks ta seda arvab? Küsime, kas tal on mingi eeldus või põhjus või miks ta niiviisi arvab siis? Sellepärast, et ta on kuskilt kuulnud seda. Siin on veel 3. 2. Keegi meesterahvas on talle rääkinud seda, et sul on keegi veel. Ei ole selge siin, kes kellega käib täpselt. Maskid on ees mingitel meestel. Et mingi mees on sul salaja veel kuskil sinust huvitatud.
ja mida see partner siis teeb? No selle partneriga on nüüd niimoodi, et ega tema püssi põõsasse ei viska. Tema ootab rahulikult, tasakaalukalt oma järge seal baarileti ees. Kui sina oled näiteks baaridaam ja sa oled kuskil, ma ei tea, toitlustusettevõttes minu pärast tööl või kohvikus või kus iganes, siis ta tuleb, seisab seal. Vahet ei ole, mida sa teed, tema ootab kannatlikult. Ta ootab kannatlikult nii kaua, kui sa lõppude lõpuks temale poseerima hakkad. Siin on, näed, kunstniku kaart, kunstnik maalib sind. Ja lõpuks on veel selline jalutuskepp, kus on siis kaunis daami sukapael kuskil ukse najale või sinna najale toetatud. Ehk siis ta ootab oma hetke ära, millal ta saab oma saua kasutada. Ta on väga kannatlik partner kusjuures. Siit tuleb läbi see, et ta on meeletult hoobuse kannatusega inimene, kes ei kavatse tormata, kes ei kavatse rööprähälda ega rapsida. See partner pigem laulab sulle serenaade, peseb su jalgu, teeb kõik, mida sa tahad. Tema nii-öelda armastuse keeleks on teenimiskunst, kingitused, ühesõnaga tunnustussõnad, mida iganes. On selline romantiline, õrn, armastav partner, õrna hingega. Mida juuraoraakel sulle ütleb? Mida juuraoraakel ütleb? Juuraoraakel ütleb, tead mida või? Võta korraks aeg maha. Sest sa oled keelava ja lubava vahel ja see on ilmselt sinu sees. Istu, rahune, joo tassike teed ja oota õiget aega. Oota seda märguannet tegutsemiseks. Sul on nagu valgusfoor, et sul on selline tunne, et sa oled praegu nagu kollase tule all, eks ole. Ja see päike on ka nagu kollane tuli, et tegelikult lahendus juba paistab. Kohe tuleb roheline tuli. Kohe. Et sa teed õigesti praegu, kui sa ei rööprähkle ja oledki nagu natukene võtnud enda jaoks aja maha. Sa oled selles mõttes õigel teel. Siin ei ole mitte midagi praegu katki. See, et sa maske kannad vahetevahel, siin on näha, see on väike enesekaitse. See teinekord kulub ära. Väiksed valged valed on vaja vahest käiku panna, kui nad kellelegi haiget ei tee, eks ole. Sama lugu. Nii et aga vaatame, mida romantikainglid ütlevad siin. Vaata siin, kui juba 4 kaardi peale läks, siis romantikainglid ütlevad, et jaa, sa oled väga atraktiivne. Sa flirdid, lase seda kõike, tee seda edasi põhimõtteliselt, aga vabasta oma eks. Tundub, et sina istud ka natuke nagu 2 tooli peal. Sa oled mingit servapidi seotud selle teise mehega, kelle kohta siis räägiti talle, et ühesõnaga, kuigi tundub, et tegelikult sinul endal ei ole selle endise mehega mitte midagi muud peale võib-olla flirdi veel jäänud, aga te olete majanduslikult mingit otsapidi seotud ja lihtsalt romantikaingli nõuanne, et laseda energeetiliselt armastuse energia mõttes lahti, siis sa vabastad sellele partnerile energeetiliselt partneri koha. Siin sa võid jääda seotuks oma finantside ja karjääriga, kui sul on mingi ühisettevõtte eksiga, no siis ega see ei sega. Aga sa peate partneri kohalt lahti laskma. Mul on siin olnud mitu klienti, kellel on olnudki sellised ettevõtmised, kus ta on eksiga, eks ole, ühistes ettevõtetes. Aga ta ei ole märganud, et tal on see ettevõtjast eks jätkuvalt nagu partneri koha peal. Vaat see tuleb nagu lahti lasta ja kui see on tehtud, siis saabub selgus ka tegelikult siia sellesse suhtesse, kus sa tegelikult ise juba naha ja karvadega oled. Ja vaatame, mis romantika ja armastuse inglid ütlevad.
sulle öeldakse sellist asja, et lase nagu lõdvemaks natukene ja leia aega tema jaoks. Lase lõdvemaks selle töökohustustega ja võib-olla selle eksiga seotud ettevõtmistega. Sest armastuse silda peaksid sa ehitama nüüd selle partneriga, kelle peale sa vaatad. Ja siis tuleb see connection ja siis tuleb kiirtee, kuhu ta tuleb. Tulevad romantilised üllatused ja siit tuleb ka seesama õnnepäike, millele sa võiksid ennast juba avada. Nii et siin on võib-olla nagu oleks tarvilik öelda niimoodi, et sul tuleks lihtsalt, sa oled üle koera nagu juba saanud. Katsu nüüd üle koera saba ka saada sama puhtalt, sama õrnalt, sama armastavalt. Ja imetabased üllatused ootavad sind ja sinu partnerit. Ja samad sõnumid ka sulle, et kui sa tunned, et sa oled kuskil kinni, miks sa üle koerasaba ei saa, siis 29. märtsil on mul veel 2 isiklikku tööd võimalik teha. Ja ka sina võid olla üks nendest, kes on lahkesti oodatud ja palutud. Kui sa ei taha tööd teha, tule asendajaks Pärnu konstellatsioonide töötuppa ja ma garanteerin sulle, et sa saad selgust. Sa saad selgust ka oma asjades, sest juhuseid siin elus ei ole. Ja kui ka sulle meeldis ja teile kõigile meeldisid tänased ladumised, siis olge nii kenad. Jagage seda palun. Võib-olla saavad teised ka enda jaoks nii mõndagi. Ja ärge siis unustage, et tegemist on üldladumisega. Kui 100% kõik ei resoneeru, ei peagi. Aga midagi ikka te enda jaoks napite. Mina tänan, olen üdini tänulik teile ja loodan, et me kohtume.